Austatud ettevõtjad ja ettevõtjate külalised, enne veel, kui minna tänase konverentsi põhifookuse juurde ning rääkida sellest, kuidas me saavutame sellise rände, nagu Eesti majandusel vaja, siis lubage sissejuhatuseks mõni sõna trendidest. Kui 2012. aastal oli Eesti välisrände saldo Statistikaameti andmetel –3600 inimest, siis mullu, seda küll esialgsetel andmetel, vaid –96 inimest. Ja see on kõige kõrgem tase meie iseseisvuse taastanud Eestis ja näitab muuhulgas, et kuuldused massilisest väljarändest on tugevalt liialdatud, nagu loomulikult ka kuuldused massilisest sisserändest. Et ma olen väga päri tänase tuleloe lennu lipukirjaga, meil tõepoolest on nii põhjust kui ka võimalik rääkida rändest ilma igasuguse paanikata. Me otsime täna ühiselt vastust küsimusele, kuidas leida üles need töökäed ja ajud, mis meil siin Eestis on puudu, aga mis on mujal olemas ja võib-olla mõnel pool ülegi. Ja kuidas neile Eestit ja meie väikesele mitte just ideaalse kliimaga maal peituvaid võimalusi tutvustada. Ja loomulikult on meile abiks see, et Eestil on väga hea maine nii ettevõtluskeskkonnana kui ka näiteks IT-riigina, aga mööngem, et meil on veel ikkagi väga pikk maa minna, et jõuda näiteks innovatsiooni ning arendustegevuse maailma tippude hulka. Ja kui me soovime jõuda tõeliselt targa majanduseni, peavad Eestis ka teadus- ja arendustegevusse panustavad summad tõusma Euroopa parimatega võrreldavale tasemele, sealhulgas nii, et avaliku sektori panus on 1% ja erasektoril ideaalis veelgi enam sisemajanduse kogutoodangust. Olles väikesed ja paindlikud, peame me olema ka nutikad, et lahendada oma rahvastiku vähenemise ja tööjõu nappuse puudusi. Loomulikult on olulisim potentsiaal meie oma inimesed ning panustamine nende oskustesse, kogemustesse ning haridusse. Aga me ei peaks ignoreerima ka tõsiasja, et raudse eesriide asemel on tänapäeva maailmas tööjõu vaba liikumine, üks Euroopa kõige olulisematest alustaladest ja küsigem endilt, kas me soovime sellest vabadusest osa saada või peaks iga riik oma talendid endale hoidma. Eesti sisserändepoliitika täiesti ametlikult deklareeritud eesmärk on soodustada nende välismaalaste Eestisse elama asumist, kes on valmis ja võimelised panustama Eesti arengusse. Ometi kehtib meil ikka veel 1990. aastast pärit ja toona Ülemnõukogu poolt kinnitatud sisserändekvoot. Me ühelt poolt küll tahame Eestisse talente juurde, aga teiselt poolt oleme justkui leppinud, et sein on ees. Ja küllap jõuate hiljemalt pärast tänast konverentsi veendumusele, et Eesti vajab targalt juhitud ja teadmismahukaid töökohti täitvaid inimeste liikumist. Rändeproblemaatika ja selle reguleerimine on oluline osa iga riigi rahvastikupoliitikast, aga ka ettevõtte ja ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimest. Ja ma kinnitan teile, et Eesti riik on seda teadvustanud. Vaatame veel korraks faktidele otsa. Siin seinal juba mõned põnevad ja väga ilmekad numbrid oli näha, aga me võtame väljaspoolt Euroopa Liitu tulijad, siis 2015. aastal said neist tähtajalise elamisloa töötamiseks 1486 inimest, kellest 927 ehk tervelt 62% olid ukrainlased. 1486-st 607 olid oskustöölised metallitööstuses ja masinaehituses ja kui vaadata seda kogu pilti, siis valdav osa kolmandatest riikidest siia tööle asunutest ongi kõrgelt kvalifitseeritud, potentsiaalselt väga suure lisandväärtusega ka meie majanduse jaoks, kuid taas kord regulatsioon arvestab kodakondsust rohkem kui oskusi. Sakslasele ja bulgaarlasele kvoot ei kehti, ukrainlasele ja austraallasele paraku küll. Küsigem endalt, kas 21. sajandi Eesti vajab kvooti kõrgelt kvalifitseeritud tööjõule. Kas me kardame, et Eestisse saab tulla liiga palju häid tegijaid, liiga palju haritud spetsialiste?
Mööngem, piirates kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu liikumist, piirame ju ka kõrgema majanduskasvu võimalusi. Ja loomulikult me mõistame kõik, et rändega on eriti viimasel ajal seotud ka hirme ja paljude Eesti inimeste jaoks on kvoot kui kaitsemehhanism vajalik. Aga vähim, mida me minu meelest teha saame, on see, kui kunagised kvoodid käiksid ajaga kaasas. Ja esimese sammuna oleks igati loogiline ja mõistlik tõsta kvoodi alt välja see sektor, mis lausa januneb uute inimeste järele ehk IKT-sektor. Sel aastal juba jõustunud muudatustega oleme me laiendanud ringi, kes saavad tuua teadlasi lihtsustatud korras Eestisse tööle. Me oleme leevendanud elamisloa pikendamise tähtaega ja loonud uue tähtajalise elamisloa liigi Eestisse püsivalt elama ja asumiseks neile, kes on eelnevalt Eestis elanud ja kelle elamine Eestis on kooskõlas avalike huvidega. Veel sel kuul on valitsusel plaanis välja tulla uue muudatuste paketiga, mis muu hulgas näiteks võimaldavad ettevõtlusega alustaval välismaalastel asuda Eestisse tööle lihtsustatud korras, seehulgas ilma, et neile kehtiks 1,24-kordse keskmise palga nõue, mis võimaldavad kaasata alustavasse ettevõttesse eksperte välismaalt lihtsustatud korras, annavad alustava ettevõttega seotud välismaalastele õiguse töötada Eestis ka lühiajaliselt ning võimaldavad alustava ettevõtlusega seotud välismaalasel võtta kaasa ka oma perekonnaliikmed. Need on üsna konkreetsed muudatused, mida me oleme kavandanud koos meie startup-kogukonnaga ja mis võiksid teie aktiivsel toel mõistagi veel sel aastal seaduseks saada. Selleks, et Eesti oleks välismaa talentidele atraktiivne, tuleb ka meil sarnaselt mitmete teiste riikidega pidevalt vaeva näha. Me alustasime mullu Work in Estonia kampaaniaga, et meelitada Eestisse talente eelkõige Soomest ja Ukrainast ja hea meil on näha, et esimesed positiivsed tulemused juba paistavad. Me peame aga väga tõsiselt suhtuma ka kõikidesse nendesse märkidesse, mis välismaalasi, sealhulgas nii turiste, töötajaid kui üliõpilasi Eestist eemale peletavad. Kui ise hakanud kaikameeste jõugud hirmutavad valimatult kõiki välismaalasi, siis ei tohi me oma silmi sulgeda. Poliitikute, tööandjate, kodanikena meie kõigi kohus on öelda selgelt välja, et me ei vaja rassistlike jõukude pseudoturvalisust. Ja kui ühiskonnas peaks võtma võimust sallimatus, siis sööb see ühel hetkel kõigi ettevõtete kasumit ja loomulikult ka iga inimese heaolu. Suurema avatusega seevastu kaasnevad uued oskused, piirangutest vaba mõtlemine ja suurem kontaktide hulk üle kogu maailma. Ja see, kuidas me suhtume Eesti majanduse võimekusse panustavatesse töötajatesse, on loomulikult ühtlasi meie visiitkaardiks väljaspool Eestit. Ma tänan Tööandjate Keskliitu ja kõiki Tulelohe lennu korraldajaid aktuaalse ja kasvavalt olulise teemapüstituse eest ja ma jagan teiega muret kvalifitseeritud tööjõu pärast ja kinnitan, et minu juhitud valitsus võtab väga tõsiselt plaani ettevõtjatega ühiselt lahendusi otsida. Aitäh teile!